No nii, kuidas te soovite viimasest pihta hakata, seoses viimasega on muidugi omaendagi tähelepanek, väga paljud sõbradki rääkinud sellest tuttavad, et selles mõttes jätkub Eestis Nõukogude võrdlemisi uljalt, kus kõik käib mingisuguste kalenderplaanide alusel ja ei ole üldse tähtis, missugune olu või vajadus tegelikult on. Ma pean siin silmas, kas või seda talve ei ole enam ammu, siiski on sundus talve rehve või talve kumme, kuidas soovite kasutada. Ja politsei isegi kontrollib nende kasutamist vaatamata sellele, et tegelikult on naastreffide ehk naelkummide kasutamine tunduvalt ohtlikum, nad on libedamad, kui oleksid korralikud suvekummid. Ja see omakorda on teil mingisugune arvestus selle kohta, kui palju need naelkummid, naastreffid tänavaid lõhuvad? Ma olen täiesti nõus. Naelkummide ärakeelamine oleks pidanud juba ammu ära tegema ja Tallinna linn on niisuguste nõudmistega ka korduvalt esitanud, sest see, kui palju seda must katet iga kord, kui need sellist raskesti koormatud naelkummidega autod sealt üle sõidavad, see on välja arvestatud ja Tallinna Tehnikaülikool on selle kohta isegi ühe spetsiaalse töö teinud. Kindlasti naelkummid, kindlasti rasked veosed, edasi kindlasti küsimus äärekividest selleks, et kogu see muda ei voolaks, kui on vihmad, siis tänavatele. Edasi küsimus sadevetest. Vaat sellepärast ongi vaja nii väga seda veevärgi ja kanalisatsiooni massilist väljaehitamist, mida me taotleme, et me sellega ka paneksime sadevetele piiri peale. Nii, aga nüüd on 3 lapse toetus. Ma arvan niimoodi, et siin on lihtsalt asjast valesti aru saadud. Seda toetust keegi ei kaotanud, muudeti selle toetuse nime. Nimelt selleks, et vorm vastaks täpsemalt sisule. Kui seni oli tegu, nimetati 3-lapselise toetus, nüüd nimetatakse see lihtsalt lapsetoetuseks, sellepärast, et seda ei saa mitte 3-lapseline perekond, vaid saavad kõik 3 last igaüks eraldi võetuna. Sellepärast muudeti seda nimetust, aga tegelikult sisuliselt see toetus mitte kusagil ei kadunud. Nii, seal oli veel üht-teist. Siis oli üks selline küsimus, või ütlus, et ei ole midagi küsida, sellepärast, et meedia kirjutab ju kõike. Ma ütleks niimoodi, et kui seda inimest rahuldab kõik see, mida kirjutatakse näiteks Vändra Aveli oli, Vändra Aveli tegutsemistest, siis on tal õigus, tal ei ole tõesti midagi küsida. Aga ma arvan, et ikka enamikul linna inimestel on küll mida küsida ja nad tahavad asju sügavamalt teada. Võib-olla jälle ei ole see niivõrd linna küsimus, kuivõrd riigis tervikuna on selline tendents, et lihtsalt inimesed on võib-olla piltlikult öeldes niivõrd tümaks tehtud, nad lihtsalt ei looda, ei usu enam ja sellepärast on leidnud võib-olla mingisugune selline suhtumine ka endale koha, et mis minust ikka sõltub, mida ma uurin, elan oma vaikselt oma elu. No ma arvan, et ikkagi 90% inimesi nendest, kes siin küsisid, neil oli mida küsida ja neil oli väga põhimõttelisi asju küsida. Kuigi mõningatel juhtudel ma arvan niimoodi, et peaks vaidlema. Näiteks üks härrasmees, kes ütles, et ta on vanalinnast ja ta pahandab sellepärast, et parkimiskorraldusega vanalinnas on pahasti ja ta peab liiga palju maksma. Tähendab, muidugi me ei saa kellelegi garanteerida kohta tema auto jaoks tema maja juures. Aga samal ajal ma arvan, et ikkagi vanalinna elanikel on parkimine väga soodsaks tehtud. Ma toon teile ühe näite. Nimelt, kui Tallinna vanalinnas üldiselt kuu aega parkida, see maksab 4500 krooni, see on 1 kuu parkimiskaart. Aga samal ajal, kui tegu on vanalinna elanikuga, siis maksab parkimine 50 krooni kuus, nii et võrrelge 4500 ja 50. Kusjuures seda olukorras, kus väga paljudes maailma linnades, kus on selline
vanalinn olemas nagu Tallinnas. Seal üldse ei lubata autoga vanalinna sõita ja ei ole mingit kahtlust, et ka meil siin Tallinnas, kui näiteks teha niisugune küsitlus, et kas vanalinna tohib autoga sõita või panna täiesti keelt peale. Mulle tundub, et enamus inimesi vastab, et pange täielik keelt ja ärge üldse lubage vanalinna sõita. Nii et ma arvan, et hoolimata sellest, et on muidugi ebamugavusi ja muidugi ei saa autot alati panna oma maja ette parkida, aga ikkagi vanalinna elanikele on asi tehtud suhteliselt soodsaks. Samal ajal on isiklike kogemus Tallinna transpordiosakonnast võrdlemisi kummaline selle kohta, kui öeldakse, et see luba antakse autole, aga mitte inimesele. See tähendab, et kõrab võrdlemisi imelikult, antakse ikkagi inimesele ju tegelikult. No nad on spetsialistid, nähtavasti on neil omad põhjused, miks nad niimoodi väidavad ja küllap nad teeksid sellega selgeks. Pidulikult üle ka, aga meil on küsimus. Hallo, olge hea. Tere Andres, tere Linnapea. Tere. Küsimus, et eelmisel aastal Tallinna Vesi teenis 300 miljonit kasumit, aga nüüd tõstab linnamaksu, et teenida 300 miljonit, et investeerida see kanalisatsiooni. Et miks Tallinna Vesi ei sellest kasumist seda investeeringut ei tee ja järgmine aasta seda kasumit nii-öelda välja ei võtta? Et minule tundub see nagu väga loogiline, et mida teie Linnapea sellest arvate? Küsimus konkreetne. Aitäh. Vaadake, eks iga aasta ole ju investeeritud ka sellesse, et kanaliseerida ja veevärki välja ehitada ja nii on seda ka tehtud ja seda on ka kasumist tehtud, seda ei saa ju kuidagi eitada. Aga meil on praegu ees aasta 2011. Meie Vabariigi valitsus on Brüsselis seda lubanud ja tegelikult see on põhjendatult lubatud, et 2011 me peame suutma oma veevärgi ja kanalisatsiooni välja ehitada. See tähendab, mõne aasta jooksul me peame need tööd kõik ära tegema. See on peamine põhjus, meil on see aeg ees. Kui me võiksime seda tööd jätkata niimoodi rahulikus, aeglases, ma ütleks eestlaslikus tempos, siis ma arvan, et me suudaksime ära teha sellega ilma maamaksu tõstmata. Aga teile lohutuseks ma pean ütlema, varem või hiljem riik ikkagi täidab ka oma kohust ja saab tehtud maa ümber hindamine ja ma arvan, et ega selle tagajärjel need maamaksud ei oleks nagunii jäänud nii madalaks, nagu nad on olnud. Samal ajal on ju, vähemalt olen ma kuulnud mingitest summadest, mida Euroliit on suisa ette heitnud, et ei ole suudetud ära kasutada. Kas see käib ka Tallinna kohta? See ei käi Tallinna kohta, sest kahjuks täpselt nii, nagu riik ei toeta meid mitte sendigagi ühistranspordi doteerimisel, samamoodi ta ei toeta meid ka veevärgi ja kanalisatsiooni välja ehitamisel. Muidugi meile tundub see ebaõiglane ja me arvame, et meie suhtes ei tohiks rakendada selliseid negatiivseid erandeid, aga paraku see nii on, me peame ise hakkama saama ja lõppkokkuvõttes me saamegi hakkama nii ilma riigi kui ka ilma Euroliidu toetust. Mulle isiklikult tundub küll väga veider see, et kohalikud omavalitsused ja riik seal juures on nagu eraldi ja mingit eraldi vankrit veavad, aga meil on taas üks küsim ja hallo, olge hea ja küsige. Ja kohe. Maamaksu kohta. Ma olen välja ostnud, et see on minu maa. Ostan poest kingad, need on minu kingad. Kas siis Savisepp ka kingamaksu peale, et maale panen ta maksu peale? Vastake palun. Nii, konkreetne küsimus. Maa on ju inimese oma. Minul Nõmmel suurenes nüüd maamaksu määr kuskil 10 korda. Me kõik oleme ühesuguses seisus. Me oleme selliste solidaarsete inimeste seisus. Me võime öelda, minul on ka Nõmmel olemas nii kanalisatsioon kui veevärk. Ma olen ka selle ise välja ehitanud ja selle eest maksnud, aga väga paljudel see ei ole nii. Kui te vaatate, mida Nõmme, Pirita, Kristiine inimesed on aastaid linna käest nõudnud, see on just nimelt veevärgi ja kanalisatsiooni välja ehitamine ja me peame olema solidaarsed, me tahame elada ühes linnas. Hallo. Ma võiksin üles lugeda teile terve rea soodustusi, terve rea küsimusi, mida linn lahendab ka teie jaoks, samamoodi nagu ta mõne teise jaoks praegu lahendab veevärgi ja kanalisatsiooni küsimusi. Ma kutsun olema üles
solidaarsed. Nii, üks meeldiv naishääl ka, olge hea, palun.